Taraba Moobi üks suuremaid üritusi toimus siin samas Pärnu jõe ääres. Pärnu inimesed võib-olla mäletavad, siin jõe ääres seisis selline bar, mille peale lehitatud kolmekordne niisugune restoranihoone, mis mingil hetkel jäeti maha. Ja siis meie kui sellise alternatiivkultuuri viljajale tahtsime leida kohta, kus saaks niisugust ägedat pidu teha. Ja siin 3 korrusel toimus legendaarne Ship Goes Down üritus. Neid toimus mitu korda ja keskmine rahvaarv, mis sellel üritusel oli kuskil 600–800 inimest. Te kujutate ette 3 korrusel. Ühel korrusel oli hip-hop, teisel korrusel oli house, 3. korrusel oli drum and bass. Ja sellel üritusel käisid läbi kõik legendaarsed DJ-d. Kui me räägime näiteks house'ist, siis käis läbi siit Rhythm Doctor Raul Saaremets. Kõik noored drum and bassi DJ-d, kes täna veavad raadiosaadet, käisid siin mängimas ja kogu hip-hop skeene käis siin mängimas. Ja siin sai tuule tiibadesse ka 2 Taraba Moobi legendaarset DJ-d, kes on noorem põlvkond, on DJ Driga ja DJ Face, kes siis kütsid selle rahva kere nii kuumaks, et me saime mitmeid üritusi läbi viia. Te võite ette kujutada, kui 3 korrusel toimub pidu, milline möll siin käis. Siin oli pikk saba inimestest, kes tahtsid sinna üritusele pääseda, kuna sellel parvel oli teatud mahtuvus, siis inimesed pidid ootama järjekorras selleks, et siia üritusele sisse saada. Sellist möllu, mis toimus Pärnu kesklinnas, ei ole Eesti Vabariigis kuskil mujal olnud avalikul üritusel. Ja see, ma mäletan, see oli veel augustikuu, kus oli ilmad soed ja väga palju rahvas käis, et selle Ship Goes Downi üritusega tegelikult hakkaski arenema Taraba Moobi selline laiapõhjaline ürituste sari kogu Eestis. Ja me lähme siit varsti edasi Mai kultuurikeskusesse, kus siis toimusid legendaarsed üritused nagu Hop-Killa. Ja me näitame ka teisi kohti, kus see kultuur arenes, nii et Ship Goes Downi üritus, mis on Taraba Moobi üks kaubamärkides, toimus siis siin. Kahjuks seda parve enam ei ole, see oli ka väga vana, lagunes ära, veeti minema. Aga siin laoti alternatiivkultuuriline vundamenti ja see minu teada oli üks esimesi üritusi Eesti Vabariigis üldse, kus ühendati hip-hop, house ja drum and bass ühtseks ürituseks. Let's go!